Kelmid muutuvad ohvritelt raha kättesaamiseks aina nahaalsemaks. Kui üldjuhul liigutatakse petuskeemidest saadavat raha ülekannetega, siis viimasel ajal ei pea kelmid ka paljuks rahale kodu ukse taha ise järele minna. Need, kes päris koju ronida ei taha, kasutavad osavalt ära pakiautomaate. Esimesel videol on näha, kuidas ühel eakal meesterahval palutakse vajalik summa kilekotis omniva pakiautomaadi abil teele panna. Sama skeemi põhjal võtab kelm teisest pakiautomaadist oma summaga vastu. Kui arvel tõesti inimesel ei ole raha ja sularaha on kodus olemas, siis leitakse need vaheinimesed, kes käivadki reaalselt inimese ukse taga, koputavad, ütlevad, et nemad tulid nüüd siis selle mis iganes legendi järgi siis rahale järgi, võtavad raha, vahel ka pangakaardi, mida siis kuritarvitatakse, et ka see on üks täiesti Eestis toimiv skeem. 63-aastane naine kandis pensioniameti töötajaks kehastunud kelmile üle 20 000 eurot. 45-aastane Tartumaa naine andis Terviseameti töötajate pähe oma PIN 1 ja PIN 2 kelmidele, kes kantisid ta kontolt maha 5800 eurot. 68-aastane naine leidis internetis hea investeerimisvõimaluse, liitus libaplatvormiga ja kaotas 15 000 eurot. Need on näited ainuüksi viimasest ööpäevast, sest igal kuul kaotavad Eesti inimesed kelmidele 10 miljoneid eurosid. Kurjategijatele on see lausa nii tulus äri, et võimaldab sularaha pakkidega internetis kelkida. Lisaks sellele, et politseikelme püüab, üritavad ka pangad järjest rohkem petturite tegevust tõkestada. Siinkohal kehtib aga hästi valgusfoori metafoor, sest liiklus võib ju olla reguleeritud, kuid kui punasega üle lipata, on õnnetus ikka kerge juhtuma. Internetiskeemide puhul liigutatakse erinevate pankade kaudu raha väga kiiresti Eestist välja ja sellisel juhul on seda pea võimatu tagasi saada. Ehk tulles tagasi valgusfoori juurde, loeb iseenda käitumine ja tähelepanelikkus. Ja me arvame, et see on eakate inimeste mure, et võib-olla nemad ei saa aru, tegelikult vastupidi, et ka meie panga poolt vaadatuna näeme, et noored inimesed, kes kiirustades teevad, püüavad head pakkumist, tegelikult langevad palju sagedamisi kelmuste ohvriks. Ohud valitsevad erinevates keskkondades, et näiteks viimane ööpäev andsid tugevasti tooni erinevad lingid, mida saadad, phishingu lingid nagu nimetame, mida saadati inimestele. Aga jah, sama suur päevavalu vähemalt on need erinevad kõned, mis siis tulevad nii eesti kui vene keeles. Ja üldiselt siis selle tehingu käigus juba küsitakse ära inimese PIN 1 kood, saadakse kusagile juba sisse logida ja siis tegelikult kõne katkeb. Ja meil on mitmeid juhtumeid olnud, kus tegelikult inimene siis aimab, et oi, tõepoolest, see nüüd oli vist mingi pettuse jama, aga sellele järgneb petturitelt teine kõne, mis on siis sageli mõne asutuse turvaosakonnast, kus öeldakse, et teate, kas te saite just ühe sellise kõne, me informeerime teid, et see oli tõepoolest pettuslik. Ütlevad, et nad saavad kõike blokeerida ja küsivad inimesega PIN 2 ära, mis tõttu siis inimene tegelikult annab ära kõik oma koodid. Siit taaskord meeldetuletus. Oma PIN-koode ei tohi kellelegi edastada. Enne linkidele klikkimist tuleb kontrollida, kas tegemist on näiteks reaalse arve või võltsinguga ning internetis levivad investeerimis- ja müügipakkumised on üldjuhul liiga head, et tõsi olla.